tere! Mõtlesin, et võiksin hakata sul vahel külas käima, niimoodi läbi ekraani, sest muidu me üldse ei näe ega tea mitte midagi, mis vahvat toimub. Ja et oleks veel toredam kokku saada, siis mõtlesin, et võiksin hakata sulle lugema raamatut. Muidugi Leiutajate küla raamatut. Kas sa oled seda raamatut juba lugenud? See on päris vana raamat, aga ikkagi väga-väga hea ja selle raamatu on kirjutanud Andrus Kivirähk. Täna loen sulle sellest raamatust esimese peatüki. Kohe, kui sa teed kaane lahti, on siin terve meie Leiutajate küla. Siin on kõikide elanike majad sees ja kui sa teed järgmise lehekülje lahti, siis siin on kõik Leiutajate küla elanikud. Kindlasti on nad sulle juba ammu tuttavad, eks ole, aga täna kuuled sa esimest peatükki sellest raamatust. Esimene peatükk, milles Lotte ärkab ning tõttab otsima uusi seiklusi. Lotte ärkas hommikul kohutava lärmi peale. Akna tagant kostis sellist huilgamist ja kolinat. Otse kui ründaks maja trobikond röövleid ja meremortsukaid. Röövleid seal paraku siiski polnud. Ainult üks kärbes. Kärbes Jaak. Lotte teadis seda hästi. Tal polnud tarvis aknast välja vaadatagi. Kärbes Jaak käis igal hommikul tema akna taga mürgeldamas. See oli tema amet. Jaak töötas nimelt külas äratuskellana. Jaak ise armastas rääkida, et oma kutsumuse avastas ta väikese poisina. Siis, kui ta koos paaris emuga rannas liivalossi ehitas ning kogemata liiva alt luukere leidis. Ei tea, kuidas see sinna oli sattunud. Võib-olla olid need mõne uppunud meremehe kondid, aga ehk hoopis kiviajal elanud ürglooma omad. Igatahes hakkas Jaak luukeret nähes nii valju häälega karjuma, et see lõpuks püsti tõusis ja kondiste sõrmedega pea luust kinni hoides ära metsa jooksis. Rohkem ei näinud ta seda luukeret enam kunagi, aga see polegi tähtis. Oluline on see, et Jaak taipas. Tema kisa suudab isegi surnu üles äratada. Nii otsustaski ta hakata äratuskellaks. Igal hommikul lendas ta mööda küla, peatus akende taga ning kisas ja trampis seal nii, et klaasid värisesid. Peale selle oli Jaagul kaasas kotitäis eriti jubedat lärmi tegevat koli, igasuguseid potigaasi ja plekist torusid, mida ta rauast pulgaga halastamatult kolkis. Ei olnud mingit võimalust voodis lebada ning edasi tukkuda, kui Jaak kord juba sinu akna taha maandus. Jaak muidugi on ju selline, sa mäletad, eks? Kõik külaelanikud kargasid tema häält kuuldes otse kohe teki alt välja, nagu oleks neid tabanud hambavalu. Lotte katsus siiski ärkamist veidikene edasi lükata ja toppis pea padja alla, et kärbse kisa veidike summutada. Aga Jaak polnud selline mees, kelle käest nii lihtsa nõksuga pääseks. Üles, üles, kisendas ta koleda häälega. Äratus, Lotte Preili, ei ole siukest asja, et muudkui põõnad edasi, samal ajal kui vana Jaak akna taga vaeva näeb, nii et igitilk nina otsas. Olgu ma lotikas, kui ma sinu trikkidest jagu ei saa. Või sina arvad, et poed muudkui padja alla ja justkui vihmauss ja lõõskad õhtuni magada. Looda sa, minu käest ei pääse keegi. Mina peksan kõik magajad ülesse. Puukuju teeb kah silmad lahti, kui mina käised üles käärin ja talle röögatan. Kohe näed. Kärbes koukis oma kotist välja pika pasuna ja puhus seda. Lörin oli nii vali ja võigas, et Lotte tundis, kuidas tal külmavärinad mööda ihu edasi-tagasi jooksevad. Ta ajas end kiiresti istuli ja hõõrus silmi. Ma olen üleval, onu Jaak, hüüdis ta. Ära enam puhu! Voh, kiitis Jaak.
see pasun aitab alati. Ei vana Jaagu käest ei pääse keski. Noh, tere hommikust, väike Preili. Tulgu sul igati vinks-vonks päev, aga või mul sulle tarvis seda öelda, lutikate lilleaed. Sina oled ju nii tragiplika, et võtad muudkui aga päeval kõrvadest kinni ja teed temaga, mis ise tahad. Ja sina juba hätta ei jää. Homseni, Lotte Preili, ma nüüd lendan. Mul vaja veel suur hulk rahvast üles kolkida. Nende sõnadega lahkus kärbes aknalaualt, lennu ajal pasunad kotti toppides. Lotte haigutas, ringutas ning oligi korraga täiesti ärkvel. Ta ei olnud Jaagu peale sugugi pahane, et too teda nii vara hommikul üles ajas. Ei, Lottele ei meeldinud tegelikult üldse magada. Tema arust oli see täiesti raisatud aeg. Õhtuti vähkres ta alati oma voodis ning oli lausa meeleheitel kujutledes, kui palju huvitavaid asju ta öö jooksul teha jõuaks, selle asemel, et mõttetult linade vahel lebada. Tal läks alati hirmus kaua aega, enne kui uni viimaks tema rahututest mõtetest jagu sai ja seetõttu oligi hommikul veidi raske ärgata. Aga kord juba voodist välja pääsenuna ei kippunud ta sinna enam sugugi tagasi. Nüüd oli ta vaba, ei pidanud magama ning teda ootas ees suurepärane päev. Muidugi oli veel mõningaid ebameeldivaid kohustusi, mis raiskasid igal hommikul tema nii kallist aega. Ta pidi nimelt nägu pesema ja sööma. Midagi polnud parata, ema ja isa tahtsid nii. Lotte ise oleks hea meelega ennast akna külge söötud köit pidi aeda libistanud ning kohe mängima jooksnud. Aga kuna ta oli siiski kuulekas koeralaps, läks ta hoopis kraanikausi juurde ning hõõrus külma veega natuke aega oma nina. Siis liugles ta mööda trepikäsipüüd alla kööki, kus ema ja isa parajasti hommikust sõid ning hüüdis. Tere isa, tere ema, ma võtan oma pannkoogi kaasa ja söön tee peal. Mul ei ole täna aega laua taga istuda. Sul pole ju selleks kunagi aega, ohkas ema. Kallis laps, ma olen ju sulle rääkinud, et kõndides söömine pole hea. Sulle võib suutäis kurku kinni jääda. Miks ta peaks sinna kinni jääma? Imestas Lotte ja rullis 2 pannkooki kokku. Onu Klaus ütleb alati, et rännakul maitseb toit kõige paremini ja et värskes õhus söömine on tervislik. Nägemiseni! Ma lähen nüüd Bruno juurde. Aga moos, hüüdis ema talle järele. Sa ei pannud ju koogile moosi peale. Ma ei tea, mis laps see küll on. Kui mina väike olin, siis oli minul ka alati hirmus kiire. Aga nii palju oli mul ikka aega, et pannkoogile maasikamoosi peale määrida. Lotte ema Anna kummardas aknast välja, lusikas käes. Ning tal õnnestus viimasel hetkel akna alt mööda jooksva Lotte pannkoogile natuke moosi peale läigatada. Said pihta, küsis Lotte isa, kes toppis endale ühe käega kooki suhu ning joonistas teisele paberile hammasrattaid. Sain küll, vastas Lotte ema. Ma olen harjunud igal hommikul sama lugu ja ega sina mul ka parem ei ole. Oskar, sind ma pean lausa vägisi toitma. Mida sa praegu õieti teed? Kes siis söömise ajal leiutab? Mina, vastas Oskar, pistis kogemata pliiatsi suhu ja näris seda keskendunult. Ise samal ajal moosise pannkoogiga paberile punaseid kriipse vedades. Oskar, kiljatas Anna. Mul läks natuke sassi, pomises Oskar, lakkudes keelega paberit puhtaks. Aitäh, kõht on täis. Ma lähen nüüd oma töötuppa. Tead, ärge mind segage, mul on täna kiire. Lotte on tõesti sinusse, ohkas Anna. Sina olid ka juba väiksena selline, mäletad. Sel ajal, kui teised lapsed kiikusid ja päevitasid, kaevasid sina maa sisse augu. Sul oli kindel plaan,
läbi maakera Austraaliasse jõuda ning kängurusid näha. Kas see polnud tobe? Austraalia on ju nii kaugel. Kõik ütlesid sulle, et jäta järele, mis sa vaevad ennast, aga sina ei kuulanud. Pool aastat sa muudkui müttasid maa all ja lõpuks jõudsid välja minu liivakasti. Oskar, kes oli parajasti uksest välja astumas, pöördus korraga ümber ja vaatas oma naisele tõsiselt otsa. Jah, ütles ta. Sinna ma jõudsin. Ütle nüüd ausalt, kas see kaevamine oli siis asjatu? Minu meelest mitte. Noh, kängurusid ma tõesti ei näinud, aga tühja neist. See-eest nägin ma sinu liivakastis midagi palju ilusamat. Sind, kullake. Tead, ma olen väga rahul. Nojah, pumises Anna ja punastas õnnelikult. Olgu peale, kallis, eks mine siis nüüd pealegi leiutama. Mina keedan sulle lõunaks midagi head, sinu lemmiksuppi, hernestega. Oo, herned, ümises Oskar ja marssis reipalt oma töökoja poole. Selline oligi see esimene lugu sellest päris suurest ja ägedast raamatust Leiutajate küla Lotte. Järgmine kord loeme teise loo, ma juba väga põnevusega ootan seda, aga nii kaua ole sina ikka väga vinks-vanks laps ja oma emale isale krips ja kraps.